Google I.O. Microsoft ka. Skype. Jah, see ongi Tehnovaade 35. Ja vaatame. Just a loud of No nii, täna on 10. mai, on Tehnovaade 35 ja mina olen Marko. Ja me olen Heigo. Ja täna on raske seda saate alustada, seepärast naer kippus peale. Kippus peale, aga tänastes uudistes ei ole mitte midagi naerda või siis just on. Või siis just on, pigem on, kurvastada ei ole miskit. Google! Hardcore Google! Täna, ehk siis meie salvestuse hetkel umbes 2 tundi tagasi algas nende suur arendajate konverents ja hakkas siis suure esimese presentatsiooniga ja öeldi nii mõndagi huvitavat. Öeldi näiteks seda, et kui praegu on meil tabletite peal ja telefonide peal erinevad Androidi operatsioonisüsteemid, siis tulevikus saab seal olema ainult üks, mis on siis vastavalt optimiseeritud või optimeeritud. Jah, optimeeritud. Tarkvarale, ei, platvormile. Platvormile, et ta peaks olema automaatselt skaleeruv siis selle ekraani suurusega otseselt, et ja pidi lihtsamaks olema nendele programmide loojatele, et siis vähem jamamist, jah. Ja Ice Cream Sandwich saab selle operatsioonisüsteemi nimeks. Jaa, kui meil praegu meil on gingerbread ja siis meil oli ice cream oli ennem juba jutuks ja siis oli honeycomb ja siis ja nüüd on siis pandi 2 tükki kokku, löödi sandwichiks ja mõeldi, no mis saab enne suve veel parem olla kui ice cream. Täpselt ja suvi on täitsa õige, sest et hiljemalt selle aasta lõpuks see välja tuleb. Eks ilmselt mõnedel privilegeeritutel tuleb see ka varem välja, nii et jääme ootama, palju meil selle kohta väga rohkem informatsiooni ei olnud, et võimas. Aga jah, et kui me honeycombist oleme rääkinud nendest lahedatest erinevatest desktopidest, nende vahetusest, siis see kõik peaks tulema mitte ainult paremas olekus tahvelarvutitele, vaid peaks see ka jõudma meie telefonidesse. Ja üks uusi asju, mis nad tutvustasid just nende tabletite peale on see, et kui siiamaani sul oli widget kui selline oli ühe kindla suurusega. Näiteks mingisugune emaili rakendus, mis sul oli tableti ekraanil, oligi siukene väike kastikene, siis seda nüüd sa saad selle suurust saad muuta. Saad selle vabalt tõmmata näiteks ühe mingi pooliku ekraani suuruseks, siis sa näed juba põhimõtteliselt kogu emaili sisu ära ja sul ei ole vaja seda rakendust eraldi avada. Ja mis seal veel tuli? Seal on parem multitegum töö, sa saad rohkem asju korraga teha. Ja need asjad, mis ei pea taustal jooksma, need ta salvestab hetke seisu ja pärast käivitab sellel hetkel uuesti, kui sa uuesti käima paned. Et need rakendused, mis vajavad püsivad nagu töötamist, need on kogu aeg töötavad. Need asjad on nagu lihtsalt. Eks ta selline on. Ja siis ka praegustele tahvelarvutite omanikele, kellel on honeycomb olemas, Eestis neid küll väga palju ei ole, aga selles mõttes, et nendele siis ka tuleb juba suvel tuleb siis honeycomb, see on siis 4.3.1 ka siis nende samade uuenduste. Google veel tegi. Google tegi siukse laheda asja nagu Google TV ja selle jaoks Android 3.1 ehk siis põhimõtteliselt varsti on sinu Google TV seadmes ka kõik rakendused, mida sa siiamaani Androidi peale tõmmata. Jah. Palju pole rääkida, me ei tea, kas see tegelikult midagi muutub ja kas see tähendab ka seda, et on seda võimalik Eestist meil lihtsamalt soetada. Kahjuks küll ei ole Google TV-d hetkel Eestis ega midagi. Selleks on ju, siis on meil siukene lahe asi nagu hunnik nimesid. Need hunnik nimesid tähendab ainult ühte väga head uudis. See tähendab seda, et Google on oma suurimate partneritega suutnud sellise leppe saada, et kui te ostate uue Androidi telefoni, siis on garanteeritud teile 18 kuud. On garanteeritud kõige uuem operatsioonisüsteem. Väikse nüansiga. Kui raud seda lubab. Kui raud lubab, ehk siis kui telefonil ei ole mingisuguseid suuri puudujääke.
see ilmselgelt me võime kohe öelda, et sellised telefonid nagu, sellises klassis telefonid nagu HTC Wildfire, eks ju. Jah, tema arvust jääb välja. Ja, noh, aga kui on juba siuke keskklassi ja kõrgklassi telefon, siis neile peaks see pikenema. Kindlasti saab olema üheks kriteeriumiks varsti 2-tuumalised protsessorid, mis hetkel siis HTC leerist olevate telefonidel Sense 3.0-ga on nagu kohustuslik. Ja, ma arvan, et see saabki olema selleks kriteeriumiks tegelikult. Vot. Ja mis Google veel tegi? Google tegi Open Accessories ja Google tegi Android at Home. Sellest, see on siuke väga keeruline süsteem. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et teie Androidi seade suudab suhelda koduse lambiga näiteks, kui sinna on sisse ehitatud, et avalikustasid siis sellise pisikese jupi, mille tootjad saavad enda seadmetesse rakendada ja näidati ka ühte tavalist elektripirni, millel on see sisse ehitatud ja sa paned selle lampi ja siis vajutad oma Androidi tahvli peal või siis telefoni peal nuppu ja lamp hakkab tööle. Põhimõtteliselt nii lihtne see ongi. Mugavam asi seal muidugi on see muusika jagamine ühest kõlaripaarist teise. Põhimõtteliselt on siuke pisikene karbikene, mis sa paned oma kõlarisüsteemi juurde. Ühe paned esimesele korrusele, teisele korrusele ja kolmanda vannituppa ja siis kui sa duši laulad, siis saad sinna enda muusika saata lihtsalt läbi õhu. Jah, et koduse wifi võrgu läbi ilmselt see toimib ja kus juures nad mainisid, et isegi ei ole wifi võrku vaja. Seda parem. Et põhimõtteliselt, et ma eeldan, et telefon ise teeb mingisuguse võrgu siis jah. Aga mind huvitab rohkem see teine pool asjast, kus on need Open Accessories, mis tähendab seda, et järgmise põlve operatsioonisüsteemiga tuleb võimalus see, et mitte ei ole teie tahvelarvuti ja telefon ei ole ainult enam USB pulk, kui seda arvutisse ühendad, vaid ta hakkab käituma kui arvuti, ehk siis digitaalsed kaamerad on juhtmega võimalik otse sinna ühendada. Saad enda pildid laadida ja Xboxi kontroller töötab sellega, sa saad sinna hiire taha panna, klaviatuuri taha panna, Logitechi Unifying Receiver võib päris kasulikuks osutuda ühel hetkel. Näiteks. Siis on meil selline lahe asi, mis seal lõpuks välja jagati, mis tegelikult tuleb välja kuskil kuu või natukese rohkem pärast. On Samsungi tablet 10.1 siis ehk siis 10,1 tollise ekraaniga tahvelarvuti, mis tuleb kuu pärast välja. Google mõtles, et mis seal ikka. Kõigile 5000 osavõtjale, kes seal I.O.-l koha peal olid, anti need niisama. Ei ole halb diil. Üldse ei ole kade. Kahju, et kohale ei jõudnud. Umbes nii, jah. Ja siis on meil selline lahe asi, millest meil tuleb juttu. YouTube, see on nende filmid. Jah, see on tegelikult seotud väga palju selle filmi laenutusega, ehk siis need saadaolevad filmid on suhteliselt samad. Aga see toimib Eestis. Aga see toimib Eestis, et minnes praegu youtube.com/movies on teil täiesti võimalik vaadata tasuta filme. Tasulised filmid muidugi ei tööta, aga tasuta filme on sellegipoolest seal võimalik vaadata. Palju oli neid, ma vaatasin. Jah, ja isegi osad olid full HD-s, nii et Neina peale ei sattunud. Mina sattusin, et muidugi paljud ei ole üldse HD-s, on 480p, aga sellegipoolest tore viis, kus saada ja eriti palju on seal muidugi dokumentaarfilme, mis ja vanu filme, vanu USA-filme, neid oli hästi palju. Ja siis on nagu tänane, ma arvan, üks pommuudistest on Microsofti ja Skype'i teemaline uudis, kus Skype oli pikemat aega juba seal vaikselt niimoodi mõelnud, et võiks ennast kellelegi maha müüa, seal olid Google, seal oli Facebook. Me kuulsimegi ainult tegelikult päris pikka aega, me kuulsime ainult kahest ja Microsoftist ei räägitud mitte midagi tegelikult. Ja lõpuks tuli kohale Steve Ballmer cashiga, ehk siis põhimõtteliselt ostis 8,5 miljardi USA dollari eest sularahas, sõna otses, kaudselt sularahas, ostis siis Skype ära. Ja, et tegeliku selle ostutehingu väärtuseks oli 5 miljardit, ülejäänu kulus laenude ja igasuguste kohustuste maksmiseks. Aga see suurem küsimus, mis saab Skype'ist edasi?
kui me natuke Skype'i teed vaatame, siis Skype alguses eBay poolt osteti $2 miljardi eest. Nüüd ta sai 2,5 tagasi. Siis osteti 60% Skype'ist osteti eBay'lt ära 2,6 miljardi eest ja nüüd läks kogu portsjon 2,5 eest. Ei, nüüd oligi kogu portsjon läks selle sama 8. Ei, kõik võeti ära. Kõik osteti ära. Ja, aga eBay'le ei läinud kogu raha tagasi. Seda küll, jah. Et seal said veel need justkui nagu need loojad, siis need Niklas ja Friis kahekesi, Jaanus või mis ta iganes nimi oli. Need said veel seal mingisugune kena 16% kogu tulust vist ja noh, ja siis kuskil ei mõeldud seda, et ikkagi eestlased tegid selle asja valmis nii hästi, kui ta on siiamaani praegu töötanud. Aga noh, küsimused mina esimestel, see oli väga ärev, sest et kogu internet muidugi plahvatas, kui see uudis välja tuli, et see tegelikult ka tõsi on. Küll spekuleeriti juba eile õhtul selle üle, aga 3 sihukest põhilist aspekti, mis minule nagu silma jäid, nagu inimeste poolsetes kommentaarides, et esimene oli muidugi see, et Skype sinuga oli tore, nii kaua kui sind oli. Teine pool ütles seda, et kas te kujutate ette nüüd, kui Microsoft peaks nüüd maikuus millaski, mul on natuke kuupäev meelest ära läinud, peaks rääkima oma järgmisest uuendusest Windows Phone 7-le. Ja see tähendab seda, et sinna ju integreeritakse ka Skype loomulikult siis, et mis saab sellest platvormist, et sellest saab üks väga kõva tegija. Ja kolmas osapool, mis oli naljakas, aga mis ilmselt kahjuks või õnneks siis on tõsi, et MSN Messenger, sind oli tore näha. Jah, see on jah natuke siuke, ma ei oskagi nüüd öelda, ostsid konkurendi enda tootele põhimõtteliselt. Mis suudab paremat ja rohkemat. Jah, et eks me siis näe, mis sellest tuleb. Muidugi Microsoftiga on mitmeid näiteid, neil on läinud halvasti, neil on läinud hästi nende omandatud firmadega, et mõne on nad täiesti põhja kõrvetanud või ära kaotanud lihtsalt. Ma arvan, et Nokia läheb järgmisena. Aga noh, Nokia ei ole päris omandatud, eks ju. See on lihtsalt see seadmete süsteem. Aga jah, noh, eks me peamegi ootama, ma ei usu millegi, ma arvan, et Skype'i nimi on piisavalt kõva, et nad seda ära niimoodi ei kaota päris. Skype. Ja, et korralduslikust poolest siis nii palju, et Skype lähebki üheks osaks Microsoftist päris. Juht jääb samaks, aga ta hakkab töötama Steve Ballmeri otsese alluvana ja ühe Microsofti osana. Ehk siis nad ei jää nii-öelda eraldi seisvaks, vaid nad on ikkagi päris alla kuuluv. Et selles suhtes on päris kõva tehing tehtud ja tundub, et Microsoftil on ikkagi hoiame pöialt, et Skype jääb alles, sest teenus on tore ja areneb. Ja temast saab, ma usun, Windows Phone 7 väga kõva konkurent nii FaceTime'ile kui Google Voice'ile. Jah, nii et selle integratsioon tegelikult oli vajalik Microsoftile. Muidu nad oleks nagu rongist maha jäänud, sest nagu me mainisime ka Windows Phone 7 reviews on neil puudu selline rakendus, mis lubab minul videokõnet teha või kas või lihtsalt niisama üle 3G kellegagi rääkida ilma, et me peaks mobiilioperaatoril sellest maksma. Ühesõnaga, tänane päev on olnud täis, hommikul algas väga suure ärevusega ja teadmatusega, aga lõppes päris kenasti, sest et need Google'i uuendused on tõsiselt head. Me siin suutsime võtta ainult pisikese osa ja suutsime kiiresti need ette puristada. Google I.O., see suur konverents käib veel ka homme ja ülehomme, kui ma ei eksi. Me saame sealt kindlasti palju uut informatsiooni ja kindlasti toome selle ka teieni. Just nii. Aga meiega kohtute juba nädala pärast ja jah, meid võid leida muidugi tehnovaade.eu. Meil on meie saate e-maili aadress on saade@tehnovaade.eu ja otsige meid Facebookist ja Twitterist ja igalt poolt. Järgmise korra. Ciao.